On Riigikogu väliskomisjoni liige Sven Mikser, tere päevast. Tere. 10 aastat on küsitud, kus on Osama bin Laden. Täna peaks küsima, kes oli Osama bin Laden ehk milline on tema mõju terrorismivastasele võitlusele nüüd? No 10 aastat tagasi oli tema mõju kahtlemata oluliselt suurem kui nüüd viimaste aastate jooksul. Ta oli Al-Qaeda üks loojatest, ta oli üks Al-Qaeda peamisi rahastajaid ja ta oli kindlasti suur ikoon paljudele järgijatele, paljudele rühmitustele, mis olid väga lõdvalt seotud Al-Qaedaga või ei olnudki organisatsiooniliselt seotud, aga mis omasid sarnast ideoloogilist eesmärki. Viimastel aastatel oli ta avalikkusele võrdlemisi nähtamatu. Kindlasti on tema tabamine suur moraalne võit läänele, Ameerikale iseäranis ja president Obamale. Ilmselt mõju organisatsioonile ja üleüldiselt maailma terroristlikele rühmitustele on mõnevõrra väiksem kui see moraalne rahuldus läänes. Kas Osama bin Ladenist võib saada suurem, kui ta oli veel oma eluajal? Ehk ta on märter. Miks kõik toimus nii kiiresti? Väidetavalt on ta juba merre ära uputatud. No seda on raske prognoosida. Kindlasti on ta paljudele äärmusislamistidele märter. Samal ajal tema ideoloogiline pärand ei ole näiteks võrreldav omal ajal Nasseri režiimi poolt hukatud Said Qutbiga, et tema läkitused olid rohkem päevapoliitilise iseloomuga ja neist ei moodustu sellist koherentset ideoloogilist pärandit, millele võiks rajada sellist suuremat kultust. Maailmas on peamine kartlik küsimus, kas tuleb kättemaks? Kindlasti võivad teatud rühmitused üritada kättemaksuaktsioone, nii otseselt organisatsiooniliselt Al-Qaedaga seotud rühmitused kui ka need, kes on olnud ise hakanud Osama bin Ladeni ja tema Al-Qaeda rühmituse järgijad. Et selles mõttes kõrgendatud valmisolek on omal kohal, aga ma arvan, et paanikaks ei ole selles mõttes põhjust, et lääne pädevad organisatsioonid ja institutsioonid on teinud päev-päevalt, aasta-aastalt, kuu-kuult 24/7 tööd, et terroriorganisatsiooni ja nende poolt kavandatavaid rühmitusi ennetada, tõkestada. Kas kohtupidamine oleks olnud parem või oli tapmine parem? No seda on keeruline öelda, et kindlasti pikk protsess telekaamerate ees rambivalguses oleks võib-olla omanud isegi avalikule arvamusele Pakistanis või ka Araabia maailmas sellist küsitavamat mõju. Et minu jaoks kõige suurem küsimus ka praegu on, et millist vahetut mõju see operatsioon omab just nimelt Pakistani sisejulgeolekule ja poliitilisele tulevikule, sealt edasi Afganistanile ja võib-olla alles kolmandas järgus Araabia maailmale. Millal tulevad need otsused näiteks USA poolt nüüd, et kas on põhjust Afganistanist hakata taanduma? Ma arvan, et Afganistanist taandumise otsus, selle kriteeriumid jäävad endiselt paika. Et kui hinnatakse, et Afganistan on piisavalt stabiilne, et ei ole põhjust karta, et temast saab uuesti rahvusvahelise terrorismi taimelava, siis kindlasti ameeriklased ega lääne koalitsioon tervikuna ei jää sinna sugugi kauemaks kui hädapärast vaja. Teine küsimus, et kas järgneb suurem avaliku arvamuse surve afgaanide endi ja näiteks pakistanlaste poolt selleks, et ameeriklased ja nende liitlased asuksid kiiremini taanduma, et sellest võib märke näha. Mis saab Al-Qaedast? Kas on olemas järeltulija? Kes on see Ayman al-Zawahiri? On seal korralik juht olemas organisatsioon? No tegelikult Ayman Zawahirit on juba aastaid ja aastaid peetud Al-Qaeda ajuks ja ideoloogiliseks juhiks, et kui Osama bin Laden on olnud rohkem selline organisatsiooniline ja ka finantsiline tugisammas, siis Zawahiri on see, kes on formuleerinud Al-Qaeda ideoloogiat. Tegemist on Egiptuse päritolu arstiga. Ta on olnud bin Ladenile võrdlemisi lähedane, on olnud ka osa sellest koalitsioonist, kelle omal ajal pakistanlased, saudid ja ameeriklased tõid kokku Pakistani selleks, et võidelda Nõukogude okupantidega Afganistanis. Jah, temast võib saada Al-Qaeda uus liider, tal on kindlasti ka nende järgijate jaoks pikk tee minna, et omandada sarnast staatust, milline oli bin Ladenil, nii et bin Ladeni tabamine kindlasti on ühest küljest moraalne võit läänele, teisest küljest väga suur moraalne ja ka organisatsiooniline löök Al-Qaedale. Aitäh, Sven Mikser, tulema stuudiosse.